miks ma selle raamatu kirjutasin sellisena, nagu ma kirjutasin? See tulenes minu sügavuses, julgeksin öelda südames valitsevast soovist juhatada inimesed, lugejad tagasi või siis edasi Eesti kirjanduse rikkuste juurde. Seejuures niisuguste teoste kaudu, mida me võime nimetada Eesti kirjanduse ja Eesti kultuuri teljeks. Ehk siis väga palju siinset teostest, eriti proosateostest, kuuluvad sellesse ka tänapäeva Eesti õpilaste ja üliõpilaste nii-öelda lugemiskaanonisse, sellesse nõndanimetatud kohustuslikku kirjandusse. Aga mina tahaksin näidata seda, et see, mis mõnele võib tunduda kohustusena, on tegelikult, sisaldab endast tohutu suurt rikkust ja on kütkestav, köitev ja väärib seda, et ta kuuluks meie lugemise põhivarasse. Nüüd see raamat, selle kõrval, et ta on teejuht Eesti kirjanduse minu meelest tähtsamate tekstide juurde ja seejuures võiks ta olla siis abiline õpetajatele, kirjandusõpetajatele, aga igale Eesti lugejale, kes tahab mõista Eesti sõnakunsti rikkust, Eesti kultuuri, siis lisaks selle teejuhile. Ma väga loodan, et see raamat on ühtlasi monument Eesti tekstile läbi aegade, sellele, mis peaks esile tooma eestlaste olemisloo. Ehk siis selle suure kujundi, mis kirjanduse kaudu leiab kehastamist. Meie olemislugu kirjanduslikus kujundis. See on olnud minu sügavamaks eesmärgiks. Peale selle, see raamat tohiks olla oluline ka selle poolest, et siin on koos nüüd mitte ainult autori siis kavatsus, tema teos, tema ettevõtmine, mitte ainult see ajastu, kus autor selle teose kirjutas, vaid ka see, kuidas seda autorit omal ajal vastu võeti ja milline tähendus sellel või teisel autoril ja tema teosel võiks olla tänapäeval, ehk siis mis tal võiks tähendus, mis võiks olla üle aegade. Ja seetõttu on siin raamatus ühtlasi ka Eesti lugemise ajalugu, sest ärgem unustagem, et kirjandus sünnib ikkagi teose, autori ja lugeja nii-öelda koosolus. See on kirjanduse olemusse kuuluv. Nii et kui ma nüüd neid üksiti palu või esseid või kirjandusloolisi novelle siit raamatust loen, siis ma kinnitan teile, et ma olen siia nii palju pannud oma hinge, oma mõistmistahet, tõlgendusvõimet, et kui ma üle loen, näiteks eriti luuleteoste puhul, siis ma ei tea, ma ise liigutun sellest, aga liigutun mitte sellest, et mina sinna nii palju olen pannud, vaid sellest, et minu kokkupuude Eesti kirjandusega on olnud tõesti suur ja et see on rikastanud mind.